Ma olen lõpuks jõudnud oma elus punkti, kus ma võin KFC-s tantsida valssi ilma, et mul piinlik oleks. Või noh, kind of. Las ma räägin teile lähemalt. Päev algas juustepesu ning kaameraasjade laadima panemisega. Samal ajal tegi Mihkel omletti, mis oli väga maitsev. Esimese tööasjana vaatasin üle meie editor Sandri tehtud esimese rough-cut'i ning panime paika ka põhjaliku skripti tänaseks filmimiseks. Samuti eeldas tänane filmimine, et ma näen välja nagu printsess põhimõtteliselt. Ja kuna ma väga tihti kuskil väljas fancy's kohas ei käi, siis teha veidi sellist erilisemat meiki on täielik rõõm. Aga mingit meiginõu ärge minult võtke, minu moto end mukkides on teha midagi, mis tundub õige ja lihtsalt loota parimat. Edasi panime me kõik filmimiseks vajalikud asjad kokku ning Mihkel tegi ennast ka ilusaks. Samuti jõudis kohale meil praktikant ja manager Maiki, kes asus kohe Mihkli näo kallale. Uudistes alati pannakse meestele ka meiki, siis mõtlesime, et me võtame õppust ja oleme ka professionaalsed filmitegijad siin. Lõpuks sain valmis end ka mina ning nagu te näete, siis oma vanas lõpukleidis tundsin ennast väga hästi. Nüüd sõites tondile lõi mul ka sisse väike ärevus, et millele me küll alla kirjutasime. On reede õhtu ning arvatavasti on KFC rahvast pungil täis. Edasine filmimine läks tegelikult väga sujuvalt. Tiim töötas koos väga hästi, kaadrid said väga ilusad, aga tantsides ma kogesin midagi veidrat. Mind enam absolut ei huvitanud, mida teised minust arvavad, kas keegi vaatab mind kuidagi veidralt või mul lähevad sammud sassi. Asjad, mille pärast ma oleks pabistanud ennem tohutult. Ja ma olen päris uhke selle üle, et ma olen õppinud mitte liialt muretsema ning järgima oma teed täpselt niimoodi, nagu ma seda teha tahan. Ja kui me juba hakkasime rääkima asjadest, mille üle uhke olla, siis ma olen väga uhke Coasipile. Ma olen väga uhke, milliseks Coasip kasvanud on. See, et meil on mingid lahedad koostööpartnerid, kellega teha selliseid vahvaid videoid. Nii et aitäh, et siiamaani vaatate. Näeme juba järgmises videos. Tšauki!